President Donald Trump lükkab tagasi Iraani viimase ettepaneku, öeldes, et ta pole rahul ja hoiatades, et Teheran pole piisavalt suurt hinda maksnud. Küsimus on nüüd selles, kas see tähendab sõja juurde naasmist või on see lihtsalt mõõkade kõlin enne lõpliku kokkuleppe saavutamist. Olge lainel, Jerusalem Minute on kohe tulemas. Tere tulemast tagasi saatesse Jerusalem Minute siin JNS TV-s. Minu nimi on Josh Hasten ja olen siin Jeruusalemmas. Alex Treiman reisib sel nädalal. Ta on JNS-i nimel Ameerika Ühendriikides. Aleksei, peamine uudis siin. USA president Donald Trump ütles reedel Valges Majas ajakirjanikele, et ta ei ole rahul Iraani viimase ettepanekuga lõpetada käimasolev konflikt. Vaatame seda klippi. Nad tahavad küll kokkulepet sõlmida, aga mina ei ole sellega rahul. Nii et vaatame, mis saab. Iraan tahab kokkulepet sõlmida, sest neil pole sisuliselt enam sõjaväge alles. Ja nad tahavad kokkulepet, aga mina ei ole rahul. Siin on president Trump, kes ütleb, et Iraan tahab kokkulepet sõlmida. Tema ei ole sellega rahul. Vaatame, mis saab. Alex, mis on viimane info seoses olukorraga Iraanis? Tundub, et me võime olla taas liikumas sõjalise konflikti poole Iraaniga. Ja ma arvan, et siin on mitmed erinevaid tegureid ja esiteks, kes juhib Iraani, kellega sa üldse läbi räägid. Kes võidab või kaotab, kui Donald Trump alustab sõjalist operatsiooni Iraanis? Iraanis võib olla erinevaid rühmitusi ja võimu pärast võitleb mitu fraktsiooni. Mõnele neist võib olla kasulik, kui president Donald Trump alustab sõjalist kampaaniat, sest see võtaks teistel fraktsioonidelt võimu ära. Nii et sul on poliitilised fraktsioonid, president Pezeshkian, välisminister Arakshi, parlamendi spiiker Galibaf. On erinevaid teateid, et mõned neist on läbirääkimiste meeskonnast eemaldatud. Võib-olla eemaldatakse ka Galibaf. Võib-olla eemaldatakse Arakshi, sest ta suhtleb salaja islami revolutsiooni kaardiväega. Nii et sul on poliitiline fraktsioon, sul on islami revolutsiooni kaardiväe fraktsioon. Nemad on need, kellel on relvad, nemad kontrollivad elanikkonda. Ja sul on ka usufanaatikud ja ajatollad. Ja aigi nende kolme sees võivad olla erinevad fraktsioonid. Nii et pole kindel, kellega sa tegelikult läbi räägid. Ja kui sa ei tea, kellega sa läbi räägid, siis sõjalise operatsiooni alustamine ei pruugi teist poolt kompromissile sundida, sest sa ei pruugi isegi õige poolega läbi rääkida. Alex, päev varem, isegi enne kui ta plaani üle vaatas, ütles president Trump, et Iraan pole veel piisavalt suurt hinda maksnud selle eest, mida nad on inimkonnale ja maailmale viimase 47 aasta jooksul teinud. Ma mõtlen, see on presidendi poolt üsna tugev avaldus. See näib tõesti loovat eelduse uueks sõjaliseks operatsiooniks ja tead, kas nad maksid selle eest? Ma ei tea, mis see hind on või kuidas sa määrad, millal see on tasutud. President oli varem rääkinud soovist saavutada konkreetseid eesmärke. Üks neist eesmärkidest on tagada, et Iraan ei püüaks enam kunagi tuumarelvi hankida ega omaks selleks võimekust. Teine puudutab ballistilisi rakette. Kolmas on uraan, mida nad nimetavad tuumatolmuks. Samal ajal ei ole selge, kas presidendil ja Iisraelil on plaan rikastatud uraani hankimiseks, kas siis erioperatsiooni või sõjalise operatsiooni kaudu. Mäletate, paar nädalat tagasi päästeti sõdureid sügaval Iraani sees ja väidetavalt rajas Mossad seal lennuraja sügaval Iraani territooriumil. Ja mõned inimesed arvavad, et see lennurada võis olla ettevalmistus erioperatsiooniks rikastatud uraani eemaldamiseks. Nii et soovite uraani välja viia. Samuti tahate, et Hormuzi väinad oleksid avatud, nii et teil on kõik need erinevad operatiivsed tegevused, mida soovite ellu viia. Ja taas ei ole selge, kas need inimesed, kellega te räägite, omavad tegelikult võimu nende eesmärkide saavutamiseks. Alex, samal ajal sel nädalal lükkas president Trump tagasi vajaduse kongressi loa järele edasiseks USA sõjaliseks tegevuseks Iraani vastu. Ta ütles põhimõtteliselt, et kell peatus koos relvarahuga, mitte ei jõudnud selle 60 päeva piirini, mille puhul tal võib-olla oleks vaja olnud kongressi heakskiitu. Mida arvad sellest president Trumpi sammust, kui ta ütleb, et kell põhimõtteliselt peatus relvarahuga? Ameerika Ühendriikides on poliitilisel maastikul mõlemal poolel fraktsioonid. Kindlasti kõik demokraadid ühel poolel, kes ei taha, et Donald Trump saaks mingisugusegi võidu selles sõjalises operatsioonis.
peameeles, et just demokraadid olid need, kes pidasid läbirääkimisi kokkulepete üle Iraaniga. See oli president Obama, kes allkirjastas algse JCPOA ehk algse Iraani tuumaleppe, mille raames sõna otseses mõttes miljoneid dollareid viidi Iraani kaubaalustel, sularaha jagati vabalt Iraanis laiali. Lisaks sanktsioonide leevendamisele oli ka president Biden see, kes püüdis Iraaniga mingisugust kokkulepet ja sanktsioonide leevendust saavutada. Ja president Trump on see, kes võtab Iraani suhtes sõjalise lähenemise. Demokraadid ei taha, et president Trump kasutaks sõjalist jõudu, nad ei taha, et tal õnnestuks, kui ta seda teeb, seega tahavad nad selle kohe peatada. Nii et nad püüavad rakendada sõjapidamisvolituste seadust ja öelda, et kongress peab heaks kiitma kõik sõjalised operatsioonid, mis kestavad üle 60 päeva. President Trump märkis, et varasemad presidendid ei ole sellest standardist kinni pidanud ja et see on harva kasutatav standard. Samal ajal on sul vabariiklastest senat, vabariiklaste kontrolli all olev esindajate koda ja nad on tühistanud demokraatide katse sõda peatada. Teisel pool spektrit on sul see libertaarne parem pool, kes samuti ei soovi, et president Trump oleks seotud sõjaliste operatsioonidega. Nad ütlevad, et president Trump kandideeris just selle lubadusega, et Ameerika Ühendriigid ei satuks ennekõike igavestesse sõdadesse. Nüüd, selles sõjas kestis sõjaline tegevus umbes 6 nädalat, seega vähem kui 60 päeva. President Trump märkis, et see pikendatud relvarahu sisuliselt paneb ajaarvestuse uuesti nullist käima. Ta ütleb, hei, ma olen valmis sõjalise operatsiooniga lõpetama, aga kui me ei saa kokkuleppele jõuda, siis võite otsustada, et pole muud valikut kui sõjalise tegevuse juurde tagasi pöörduda. Ma arvan, et isegi kui te sõjalise tegevuse juurde tagasi pöördute, saab see olema mõnevõrra piiratum kui need esimesed 6 nädalat sõjalist kampaaniat, mille Iisrael ja Ameerika Ühendriigid koos veebruari lõpus alustasid. Nii et Alex nädalavahetusel vastas Iraan president Trumpi kommentaaridele ja nad ütlesid, et konflikti taaspuhkemine Iraani ja USA vahel on tõenäoline. Seda ütles üks Iraani kõrgem sõjaväelane. Kuid loomulikult süüdistavad nad ummikseisus Ameerika Ühendriike. Tõendid on näidanud, et USA ei pea kinni ühestki lubadusest ega kokkuleppest. Seda vahendab AFP, tsiteerides Islamirevolutsiooni kaardiväe brigaadi kindralit. Samal ajal ütles reedel Iraani kohtusüsteemi juht, et Islamivabariik pole kunagi läbirääkimistest kõrvale hoidnud, kuid ei aktsepteeri rahutingimuste peale surumist. Nii et Iraan vastab president Trumpile. Arutame Iraani kommentaare. Kindlasti on iga anonüümne kommentaar, mida AFP tsiteerib, oma eesmärke teeniv kommentaar ega pruugi tegelikkusega kokku langeda. See ei pruugi üldse olla seotud Iraani ega Ameerika Ühendriikide läbirääkimisrühmadega. Mis puudutab selle lõppu, siis on näha, et president Trump tahab peaaegu iga hinna eest Iraaniga mingisugust läbiräägitud kokkulepet saavutada. Ja lihtsalt tuletan meelde, me oleme sellest palju kordi rääkinud, president on öelnud, et iraanlased pole kunagi sõda võitnud, aga pole ka kunagi läbirääkimisi kaotanud. Ameerika Ühendriikide president, tema on raamatu The Art of the Deal autor. Ta tahab, et oleks kokkulepe, ta mõistab, et iraanlased üritavad Ameerika Ühendriikide presidendist läbirääkimistel üle olla, nii et ta tahab kasutada kogu seda mõjuvõimu, mis Ameerika Ühendriikidel on. See tähendab uskumatult tugeva sõjalise jõu ähvardust ja tõestatud võimet seda jõudu kasutada. Ta on põhimõtteliselt näidanud, et Ameerika ei ole pabertiiger ja ta on valmis jätkama sõjalise eskalatsiooniga seni, kuni iraanlased on põlvili ja anuvad mingisugust läbiräägitud kokkulepet. Ja ta mõistab ka, et Iraani režiimi alandamise viis on panna nad nõustuma läbiräägitud kokkuleppega, mida nad tegelikult teha ei taha. Nad näevad läbirääkimisi kui viisi Ameerika üle võidu saavutamiseks. Seega tahab president Trump selle olukorra ümber pöörata. Kui ta peab läbiräägitud kokkuleppeni jõudmiseks kasutama sõjalist jõudu, siis ta teeb seda. Aga ma usun, et ta tahab, et tema pärandiks oleks see, et ta suutis läbirääkijatest paremini läbi rääkida. Seega jätkab ta mingisuguse kokkuleppe poole pürgimist, kuid ta ei anna järele. Ta ei anna järele tuumaprogrammi osas. Ta ei anna järele ballistiliste rakettide programmi osas. Ta ei anna järele rikastatud uraani osas, mis on endiselt Iraanis. Ta ei anna järele Hormuzi väina osas. Olgu, nii et ta ei jäta iraanlastele eriti manööverdamisruumi. Põhimõtteliselt tahab ta, et nad tuleksid põlvili ja ütleksid, olgu,
mida iganes sa tahad, sa saad selle ja siis me saame läbi räägitud kokkuleppe. Nüüd, kui ta selle kokkuleppe saab, siis küsimus on, kui palju see kokkuleppe väärt on. Kas see on üldse väärt paberit, millele see on trükitud, sest need mehed on ellujäämisrežiimis. Kes iganes on võimul olev fraktsioon, nad lihtsalt üritavad võimust kinni hoida. Nii et nad võivad nõustuda mingisuguste läbirääkimistega lihtsalt selleks, et ellu jääda ja järgmise päevani vastu pidada, et raha hakkaks riiki tagasi voolama. Aga see ei tähenda tingimata, et nad täidavad seda, millele nad alla kirjutavad või mida Trump tahab, isegi kui neil on kavatsus seda teha. Oleks veel üks uudis president Trumpi kohta. President ei ole üldse rahul Saksamaa ja kantsler Merziga seal. Teated näitavad, et USA viib Saksamaalt välja 5000 Ameerika sõdurit pärast seda, kui Merz kritiseeris sõda Iraaniga, öeldes, et USA on alandatud ja puudub strateegia. Vaatame seda klippi. Ameeriklastel puudub selgelt strateegia ja probleem selliste konfliktidega on alati see, et sa ei pea mitte ainult sisse minema, vaid pead ka uuesti välja tulema. Ma ei näe, millist väljumisstrateegiat ameeriklased nüüd valivad. Eriti kuna iraanlased peavad ilmselgelt väga osavalt läbirääkimisi või õigemini väga osavalt ei pea läbirääkimisi. Ja lastes ameeriklastel sõita Islamabadi ainult selleks, et nad lahkuksid jälle ilma tulemusteta. Tervet rahvust alandab eriti just Iraani juhtkond. Need niinimetatud revolutsioonilised jumalad. Vor allem durch diese sogenannten Revolutionskriege. Nii et siin on president Trump tõesti ei ole rahul Saksamaa kantsleri Merziga. Tal oli sel nädalal oma Truth Social võrgustikus rida postitusi. President Trump ütleb, et Merz peaks keskenduma oma riigile ja et ta tahab, et Iraanil oleksid tuumarelvad. Mida me arvame sellest võimalikust vägede väljaviimisest? Jutt käib 5000 USA sõdurist Saksamaalt. Ma nägin raportit, et president oli postitanud, et nad kavatsevad tegelikult välja viia palju rohkem kui 5000 sõdurit. Ma arvan, et 5000, sa räägid umbes 30 000, 35 000 sõdurist, USA sõduritest, kes paiknevad Saksamaad. 5000 sõduri vähendamine on märkimisväärne, aga see ei muudaks tingimata jõudude paiknemist oluliselt. See oleks pigem sümboolne vägede vähendamine. President Trump vihjas, et see võib olla palju rohkem kui 5000 ja see ei puuduta ainult Saksamaad, kuigi Saksamaa on täna Euroopa suurim jõud. Aga te näete, et president on olnud väga pahane peaminister Starmeri peale Ühendkuningriigis, president Macroni peale Prantsusmaal, kantsler Merzi peale Saksamaal ning samuti väga pahane Hispaania peale. Ta ei ole üldiselt Euroopaga rahul. Ja Ameerika Ühendriikides räägitakse kogu sellest rahast, mida Iisraelile antakse, eks. Räägitakse 3,8 miljardist dollarist aastas, 38 miljardi dollari suurusest vastastikuse mõistmise memorandumist. Kui palju raha kulutab Ameerika Ühendriigid 5000 või 35 000 Saksamaale paigutatud sõduri ülalpidamiseks aastas? Ja Saksamaa on maailmavõim ning eurooplased peaksid suutma end ise kaitsta. See on Ameerika Ühendriikide raha, mida pannakse NATO-sse ja kõikidesse nendesse Ameerika baasidesse üle Euroopa. Nii kallis. Sa räägid palju suuremast rahast, kui Iisrael kunagi Ameerika Ühendriikidelt saab. Suurusjärkude võrra rohkem. Ja ometi keskenduvad inimesed ainult rahale, mis läheb Iisraelile, kuigi päeva lõpuks on just Iisrael see, kes seisab Ameerika Ühendriikide kõrval. Iisrael ei ütle kunagi halba sõna Ameerika poliitika kohta, välja arvatud juhul, kui see poliitika on otseselt vastuolus Iisraeli poliitikaga. Ja siin on teil kantsler Merz, kes oli vaid 2 kuud tagasi Valges Majas istudes president Trumpi kõrval. Ja ta arvas ning president Trump ütles Merzi kohta häid sõnu, kui ta seal oli. Ja ta arvas, et võib-olla need 2 riiki on ühel meelel. Võib-olla Merz saab olema parem kui tema eelkäijad nagu Angela Merkel. Aga tundub, et president ei ole nüüd üldse rahul ühegi Saksamaalt, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Hispaaniast või peaaegu kuskilt mujalt Euroopa mandrilt tuleva avaldusega. Oleks liikudes edasi siinse Iisraeli sündmuste juurde, peaminister Netanyahu kavatseb igal hetkel kokku kutsuda oma julgeolekukabinetti, et arutada olukorda Iraaniga, sõja võimalikku taaspuhkemist Iraaniga ning samuti Gaza olukorda. Iisrael ei ole praegu rahul. Hamas ütleb avalikult, et nad keelduvad relvi maha panemast. Me teame, et see oli üks kokkuleppe tingimustest, ma usun, et see oli teise etapi osa, et Hamas peab relvad maha panema. Ja nad ütlevad otse välja, et nad ei anna oma relvi ära. Siin on tsitaat ühelt Iisraeli allikalt, kes ütleb, et Hamas ei täida relvitustamise kokkulepet.
Mõned hääled, mida ma täna hommikul Iisraeli raadios kuulsin, ütlesid, et nüüd võib olla aeg, mil Iisrael peaks Hamasile tugevalt vastu lööma. Tegema lõpu sellele, mis neist veel järel on. Sest asjad ei liigu edasi Hamasiga sõlmitud relvarahu kokkuleppe järgmise etapi osas. Kõik, mida te olete näinud, on see, et te olete sõdinud. Iisrael on pidanud etapiviisilist kampaaniat Iraani ja kõigi tema terrorikäsilaste vastu. See algas ilmselgelt 7. oktoobril Hamasi rünnakuga Iisraeli vastu ning seejärel Iisraeli vastusega Gaza sektoris ja kogu seal toimuva sõjalise operatsiooniga. Aga me oleme seda mingil hetkel näinud. Pärast edusamme Gazas pandi Gaza küsimus ootele, kuna Iisrael hakkas siis tõsisemalt tegelema Hezbollahga Lõuna-Liibanonis. Ja siis pandi ka see küsimus ootele ning tundus, et need 2 rindejoont olid põhimõtteliselt madala intensiivsusega. Ja siis toimusid Iraanis operatsioonid Operation Epic Fury ja Roaring Lion. Seal kestis sõda 6 nädalat. Siis avati Liibanoni rinne, Hezbollah rinne, taas Iisraelis. Nüüd küll vaherahus, aga samas mitte päriselt vaherahus. Gazas on vaherahu, aga mitte täielik vaherahu. Iraaniga on samuti justkui vaherahu, aga tegelikult pole sealgi päris vaherahu. Nii et praegu võib tegelikult igal 3 rindest puhkeda konflikt. Praegu tundub, et Hezbollah rinne on kõige aktiivsem, kuigi seal peaks justkui olema vaherahu. Ütleksin, et seal, me rääkisime eelmisel ja üle-eelmisel nädalal ajaloolistest läbirääkimistest Iisraeli ja Liibanoni vahel. Tundub, et selles osas pole mingeid arenguid toimunud. Ja kuna see püsib tagaplaanil ning pole teada, mis Iraaniga juhtuma hakkab, on võimalus, et Iisrael võib nüüd Gazasse tagasi liikuda. Suur küsimus on selles, kas Iisrael peaks Gaza sektorisse tagasi minema. Kindlasti ei täida Hamas neid 20-punktilise kokkuleppe tingimusi, millega nad relvarahu sõlmides nõustusid. Ja taas, see on Hamasi ellujäämispoliitika, eks. Nõustutakse kõigega, et panna Iisrael võitlemist lõpetama. Olgu, nii et nad nõustusid sellega. Nad nõustusid relvadest loobuma, Gaza sektor demilitariseeritakse, kui Iisrael taandub. Nüüd see, mida Iisrael tegi, mis minu arvates oli suur võit, oli see, et nad ütlesid, et me ei taandu täielikult. Me taandume poole peale ja säilitame kontrolli 53% üle Gazast. Ja me ei taandu enam edasi, kui ei toimu ülesehitamist, kui ei toimu demilitariseerimist ja Hezbollah relvitustamist. Ja Gaza sektori üheski osas ei toimu mingit ülesehitamist seni, kuni Hamas on seal endiselt kohal. Nüüd võiks Iisrael siis öelda, tead mis? Kui nad ei taha relvi maha panna ega sektori demilitariseerimist, siis nii, et me lihtsalt hoiame seda positsiooni, mis meil on. See on jõupositsioon, mis takistab ühelgi Iisraeli kogukonnal olla mõjutatud sellest, mis Gazas toimub. Ja las Hamas ja Gaza elanikud siis haudugu selles 47% sektorist, mida nad kontrollivad, Iisrael võiks sisse minna. Nad võiksid sõjalist operatsiooni uuesti alustada, nad võiksid hakata sihtima Hezbollah operatiive. Aga kuidas Hezbollah tegutseb sektoris sees? No tead, nende kontroll põhineb inimestel, kellel on automaadid. Ja mida nad teevad? Nad peidavad end tunnelites. Nad peidavad end tsiviilelanike seas, nad peidavad end koolides, nad peidavad end mošeedes, nad peidavad end haiglates. Nii et kui Iisrael peaks sinna tagasi minema, et proovida kätte saada ülejäänud relvad, granaadiheitjad, hävitada alles jäänud tunnelid, siis nad hakkavad tulevahetust pidama asustatud piirkondades. Ma ei tahaks neid linnadeks nimetada. Seel võivad olla näiteks telklaagrid, kuid nad peavad arvestama sellega, et rahvusvaheline üldsus nimetab neid süütuteks tsiviilisikuteks, kes sisuliselt pakuvad katet Hamasi võitlejatele. Nii et nad hakkavad jälle teatama, et süütud Palestiina tsiviilisikud saavad surma, et lapsed saavad surma, mis on Iisraeli ja rahvusvahelise kogukonna jaoks väga halb. Ja samuti on tõenäoline, et ka sõdurid võivad viga saada. Kas on väärt sõdurite kaotusi selle nimel, et hävitada relvad, mida Hamas enda käes hoiab? Kas see on väärt rahvusvahelist hukkamõistu? Praegu on olukord stabiilne ja Iisrael ei saa liiga palju tähelepanu selle eest, et hoiab olukorda muutumatuna. Rääkimata sellest, et võib-olla peaksid Gaza elanikud ja Hamas kaotama maa, mida Iisrael nüüd kontrollib. Kui Iisrael läheks edasi ja hävitaks Hamasi lõplikult, mis tooks kaasa tohutu hinna,
diplomaatilise hinna, Iisraeli sõdurite elude kaotuse. Kas nad peaksid siis sellelt territooriumilt taanduma? Võib-olla on Iisraelil parem jääda praegusesse olukorda. Need on kõik erinevad kaalutlused, mis tuleb läbi mõelda. Ja ärgem unustagem, et kõiki neid kaalutlusi tehakse Iisraeli valimiste eelõhtul. Seega, kuidas need otsused kujunevad ja kuidas need otsused ning nende elluviimise viis Iisraeli kogukonnas vastu võetakse. See võib tähendada Netanyahu ametiaja lõppu või hoopis sammu, mis toob ta tagasi ametisse järgmiseks 4 aastaks. Nii et siin on palju erinevaid tegureid. Gaza, Liibanon, Iraan, valimised, kõik need toimivad koos. Ja Netanyahu on minu arvates suutnud navigeerida kõigi erinevate USA administratsioonide kaalutluste vahel. Bideni administratsiooni algus, siis Trump, Gaza, Hamas, Hezbollah, Liibanon, Iraan, Hutid. Ta on seda tõesti meistrilikult üritanud teha. Ta on püüdnud meistrilikult navigeerida läbi kõigi nende väga keeruliste olukordade. Ja ilmselgelt pole töö veel lõppenud. Oleks kõigi nende teguritega, mida sa just kirjeldasid, Gaza, Hezbollah, Liibanon, Iraan, pole kahtlustki, et Iisrael valmistub sõjaliselt selleks, mis võib edasi tulla. Sel nädalal randusid 2 kaubalaeva Ashdodi ja Haifa sadamas, tuues 24 tunni jooksul 6500 tonni laskemoona ja sõjavarustust. See on sõjavarustus, mis pärineb Ameerika Ühendriikidest ja nende tarnijatelt üle kogu maailma. Jällegi, ma ei saa kindlalt öelda, mida Iisrael plaanib, millisele rindele need relvad lähevad, kui nad üldse lähevad. Aga Iisrael valmistub kindlasti selleks, mis võib ees oodata ja antud juhul sõjaliselt. Iisrael peab valmistuma järgmiseks sõjaks, millal iganes see ka ei tuleks. See sõda võib olla juba järgmisel nädalal, eks. Ja see on täiesti võimalik. Järgmisel nädalal või järgmise nädala jooksul võib Iraanis puhkeda sõda. Järgmisel nädalal võib toimuda suur maismaaoperatsioon Liibanonis. Järgmisel nädalal või 2 jooksul võib taas alata suur sõda Gazas. Okei, see on selge. Ja võib juhtuda, et kõik 3 rindet on korraga suures sõjas. Kõik võib uuesti puhkeda. Okei, see on võimalik. Samal ajal on samuti võimalik, nagu ma ütlesin, et Gaza olukord võib jääda samaks ilma uue maismaaoperatsioonita. Võite liikuda mingisuguse läbiräägitud kokkuleppe ja suuremate vaenutegevuste külmutamise suunas Liibanonis. Ja president Trump võib otsustada, et kellegi huvides ei ole minna tagasi sõjalisse konflikti Iraaniga. Kuid need tarned, mida tehakse Iisraelile, on üliolulised Iisraeli pikaajalise tugevuse ja stabiilsuse jaoks. Sa oled praegu olukorras Ameerika Ühendriikidega, kus sul on nii Iisraeli-meelne president, kui üldse võimalik saada. Sul on nii Iisraeli-meelne välisminister, kui üldse võimalik saada. Sul on nii Iisraeli-meelne kaitseminister, kui üldse võimalik saada. Ja kui sa seda läbi mõtled ja vaatad olukorda mõlemal pool poliitilist spektrit, siis mõlemal pool presidendist paremal, kuidas iganes sa seda nimetad, olgu see siis woke, eks ole, see isolatsionistlik libertaarlane, eks ole, või demokraatlik partei, kus just 40 senaatorit hääletasid. Mitte ainult selleks, et blokeerida sõjalist abi Iisraelile, vaid ka selleks, et blokeerida relvamüüki Iisraelile, öeldes, me ei taha isegi, et Iisrael ostaks meilt relvi. Okei, mida see tähendab? See tähendab, et Iisrael peab leidma viisi, kuidas ise relvatootmisvõimekust arendada, aga lühiajaliselt tuleb varuda nii palju kui võimalik. Osta praegu Ameerika Ühendriikidest nii palju relvi kui vähegi võimalik. Ja see sõjaoht, olles endiselt sõja keskel, enne kui kõik rindelõigud on ametlikult, lõplikult suletud, on just õige võimalus varuda nii palju kui võimalik. Nii et seda te praegu näete juhtumas. See asetab Iisraeli tegelikult väga-väga tugevasse positsiooni. Mitte ainult selleks, et potentsiaalselt kohe jätkata konflikti Iraani ja selle terrorikäsilastega, vaid ka selleks, et luua Iisraeli heidutus mis tahes muu rühmituse vastu. Hiljem, olgu selleks Türgi, Egiptus, kes iganes see tulevikus olla võiks, olgu selleks Al-Shara ja tema rühmitused, Süüria või keegi teine, kes see iganes olla võiks. Iisrael ei pruugi olla tingimata turvalises naabruskonnas isegi pärast seda, kui Iraan ja tema käsilased on kõrvaldatud. Seega tuleb varusid koguda, tuleb olla tugev. Ja Iisrael teeb seda nii kiiresti kui võimalik, samal ajal püüdes teiselt poolt välja mõelda, kuidas tulevikus isevarustust tagada. Sest sa ei tea kunagi, kas saad pärast selle presidendi ametiaja lõppu
Ameerika Ühendriikidele loota. Absoluutselt, Alex. Ma tahan nüüd pöörata meie tähelepanu olukorrale Liibanoni ja Iisraeli põhjapiiril. USA saatkond Beirutis kutsus sel neljapäeval üles otsesele dialoogile Liibanoni ja Iisraeli vahel, öeldes, et seedrite maa ehk Liibanon seisab ajaloolise võimaluse ees taastada oma suveräänsus ja kujundada oma tulevik. Nii et sul on see ühelt poolt olemas. Siiski on viimastel nädalatel toimunud Ameerika Ühendriikides arutelud Iisraeli ja Liibanoni vahel. Kuid samal ajal ründab Hezbollah Iisraeli ja Iisrael vastab neile. Tehniliselt on meil küll kehtiv relvarahu. Iisraeli kaitsevägi teatas, et sõdurid on avastanud Lõuna-Liibanonis üle 7500 Hezbollah relva. Hezbollah tulistab rakette ja saadab lõhkeainetega droone peaaegu ööpäeva ringselt selle niinimetatud relvarahu ajal, mida Hezbollah ise tegelikult ei tunnista. Reedel kõrvaldas Iisraeli kaitsevägi Lõuna-Liibanonis vägedele lähenevad Hezbollah terroristid ning demonteeris üle 50 Hezbollah infrastruktuuri objektid. Nii et isegi selle niinimetatud relvarahu ajal toimub Iisraeli ja selle terroriorganisatsiooni Hezbollah vahel Lõuna-Liibanonis peaaegu ööpäevaringne tegevus. On täiesti alust väita, et president Trump avaldas Iisraelile survet sõlmida Lõuna-Liibanonis relvarahu, enne kui nad ise tundsid, et on selleks valmis. See tähendab, et oli rohkem luureandmeid uute sihtmärkide kohta ja rohkem võimalusi Hezbollahad nõrgestada. Nüüd on presidendil õigus ja ka Iisrael on seda tunnistanud. Nõrgenenud Hezbollahka on ajalooline võimalus sõlmida mingisugune läbiräägitud kokkulepe Liibanoni valitsusega. Ja Iisrael on väga selgelt öelnud, et Liibanoni valitsus ei ole Iisraeli vaenlane. Hezbollah on Iisraeli vaenlane. Hezbollah on ka Liibanoni valitsuse vaenlane. Kui Hezbollahte ei oleks, saaks Liibanon hõlpsasti sõlmida mingisuguse läbiräägitud normaliseerimislepingu Iisraeliga. Muidugi, kuna Hezbollah nõrgenemine on selle võimaluse loonud. Nii et Hezbollah, mis oma vähenemisega on andnud võimaluse nendele läbirääkimistele. Kuigi nad on nõrgenenud, pole nad veel täielikult mängust väljas. Nad jätkavad nende läbirääkimiste õõnestamist, tulistades Iisraeli pihta. Ja kui nad tulistavad Iisraeli pihta, mida Iisrael teeb, Iisrael tulistab vastu. Kui Iisrael vastu tulistab, loodab Hezbollah, et Liibanoni valitsus saab vihaseks. Aga samal ajal, mida rohkem Iisrael jätkab Hezbollah nõrgestamist, seda suuremat teene nad tegelikult pikas perspektiivis osutavad Liibanoni rahvale ja Liibanoni valitsusele, isegi kui see lühiajaliselt nii ei paista. Hezbollah likvideerimine tuleb kasuks kogu piirkonnale, eelkõige Liibanoni rahvale. Teine osa sellest on see, et relvarahul on nüüd uus määratluseks. Sest relvarahu tähendab, et Iraani terrorikäsilaste vaenlased võivad natuke tulistada, aga nad ei hakka Iisraeli vastu täie jõuga tulistama. Ja Iisrael hakkab tegema sihipäraseid operatsioone. Me nägime, et president ütles, et ta palus Iisraelil mitte terveid hooneid hävitada, vaid võtta natuke rahulikumalt. Tead, see on lihtsalt jutt, eks. President saab aru, et kõigi huvides on see, kui Iisrael jätkab Hezbollah nõrgestamist. Ja loodetavasti järgneb sellele mingi väga ajalooline läbiräägitud kokkulepe. Aga ainult siis, kui töö on tehtud ja ainult siis. Hezbollah ei saa enam tegelikult võtta võimu, et kaaperdada Liibanoni valitsust ja rahvast ning samuti Iisraeli ähvardada. Alex, lähme tagasi Gaza juurde, kui võimalik. Möödunud neljapäeval 175 aktivisti. Ma ei nimetaks neid isegi aktivistideks. Ma nimetaksin neid Iisraeli vihkajateks, kurjategijateks, pidutsejateks. See on see, kes nad tegelikult on, otsides lõbu 22 paadi pardal olles, osa sellest Gaza suunduvaist laevastikust, väites, et nad tulid abi jagama. Nad võttis kinni Iisraeli sõjavägi Kreeta saare lähedal. Viimase raporti kohaselt viidi selle grupi 2 juhti täna Iisraeli ülekuulamisele. Suursaadik Mike Huckabee nimetas seda kondoomikruiisiks. Ja põhjus on selles, et kui Iisraeli kaitseväe sõdurid ja meremehed laevadele läksid, nägid nad seal jagatavaid kondoome, narkootikume, kõvasid narkootikume. Ma mõtlen, see on nagu pidu kruiisil. See ongi tegelikult see, mis see on maskeeritud mingiks humanitaaroperatsiooniks, kus Mike Huckabee ütleb, et nad on kasulikud idioodid. Paadid on täis kasulikke idioote, kes ütlevad, et see on lihtsalt trikk.
ja võib-olla kõige olulisem on see, et tegemist on sündmusega Hamasi poolt toetatud laevastikuga. Aga Iisraeli merevägi võtab kõik paadid enda valdusesse ja arreteerib juhid. Näeme, kuidas nende inimestega käitutakse. Ilmselt antakse neile võileib ja saadetakse lõpuks koju tagasi. Aga just seda me siin näeme. Ja loomulikult on see Iisrael, keda vastutusele võetakse. Oleme seda ikka ja jälle näinud. Väidetakse, et Iisrael ei tegutse õigesti, rikub rahvusvahelist õigust ja võtab need paadid kinni, mis on täiesti vale. Aga see on tohutu meediasündmus, mis ümbritseb Gaza olukorda sellel kondoomi kruiisil. Mulle meeldib see nimi. Seaduse flotill. See on põnev lõpp. Mida me siin ütleme? Nad kasutavad iga etendust, iga trikki, mida saavad, et proovida Iisraeli diplomaatiliselt kahjustada. Ma arvan, et Iisrael tegi siin suurepärast tööd. Nad muutuvad palju targemaks selles, kuidas nad saavad infot koguda, droone kasutada ja neid laevastikke väga-väga lihtsalt kinni pidada. Nad ei lase neil Iisraeli rahvusvahelistele vetele isegi lähedale jõuda. Ja see on Iisraeli merevägi, kes teeb siin suurepärast tööd, et seda etendust ära hoida. Täpselt nii. Me oleksime hooletud, kui me ei mainiks seda kruiisi, armulaeva, nagu sa seda nimetad, kus need Iisraeli vastased antisemiidid üritavad pardale jääda. Me jääme Gretast ilma. Kas ta oli siin? Ta ei olnud selle kruiisil. Võib-olla järgmisel. Ma olen kindel, et nad ei loobu kunagi oma tobedustest. Aga vaatame nüüd Iisraeli sisepoliitikat viimase nädala jooksul. Endised peaministrid Naftali Bennett ja Yair Lapid teatasid, et ühendavad oma parteid ühisnimekirjaks nimega Bayahad või siis koos, et ühendada tsentristlik opositsioon ja esitada väljakutse peaminister Benjamin Netanyahule. Nii et seal ongi 2 endist peaministrit taas kord ühinemas, siiani pole veel selge, kes veel selle partei juhtkonnaga liitub. Aga mida me võime arvata sellest katsest praegust valitsust Iisraelis kukutada? Seda me näeme. Ma peaksin täpsustama, et aususe huvides käib jutt valimiste kaudu kukutamisest, moodustades selle partei. Õige, see on valimistrikk ja Iisraelis öeldakse Pam Shlishi Glida, 3. kord jäätis. Ameerikas ja Inglismaal öeldakse 3. kord on võlu. 2013 aastal võitis peaminister Netanyahu valimised ja Naftali Bennett kandideeris tollal parempoolse Yamina partei juhina. Ja selle asemel, et moodustada parempoolne valitsus koos religioossete parteidega, tegi Bennett koostööd Yair Lapidiga Yesh Atidi parteist, mis tuli sellel valimisel esimest korda tõsiselt areenile. Ja Bennett ütles, ainus viis, kuidas ma valitsusse tulen, on see, kui te toote Lapidi kaasa. Ja nii see juhtuski. Netanyahu ei läinud koos oma loomulike partneritega, sest tal oli vaja Bennetti ja tema mõnda häält. Ja nii saigi Lapid valitsusse. Ja Lapid sai tollal rahandusministriks, mis oli Netanyahu trikk, sest Lapidil polnud tegelikult mingid eeldusi rahandusministriks saada. Aga nii see siis tookord juhtuski. Ja see kujundas Netanyahut. See sundis Netanyahut moodustama vähem soodsa valitsuse, kuhu kuulusid ka vasakpoolsed jõud. Ja siis nägime seda uuesti viimases valimistsüklis. Ma arvan, et me räägime umbes 4 või 5 aasta tagusest ajast, kus Bennett kandideeris parempoolsena. Ja siis selle asemel, et istuda Netanyahuga, kelle parteil oli 30 kohta, 13-kohaline eelis, Yesh Atidi ees, mis oli teine suurim partei 17 kohaga. Bennett sõlmis Lapidiga salakokkulepe, et saada peaministriks. Ja tol ajal oli Bennettil 5% rahva häältest ning ta nõustus, ma ütleksin väga isekalt, saama peaministriks. Kasutades Yair Lapidi pool mandaatit pärast seda, kui parlament blokeeris Netanyahu selle läve ületamast. Neil oli 59 kohta ja nad takistasid Netanyahul valitsust moodustamast. Ja nii sai Bennettist peaminister. Kui Bennett seda tegi, siis ta kandideeris parempoolse partei platvormil. Ja nii ta sai hääli Iisraeli avalikkuse paremtiivalt. Ta lubas neile, et ta ei tee kunagi Lapidiga rotatsiooni kokkulepet. Ta kirjutas isegi otse-eetris alla dokumendile, et ta ei tee Yair Lapidiga mingitki rotatsiooni kokkulepet. Ja siis tõepoolest pärast valimisi tegi Bennett just seda, ta võttis hääled paremalt
ja viis need vasakule. Ja kui ta moodustas selle valitsuse koos Lapidiga, kuulusid sinna kõik vasakpoolsed parlamendiliikmed ning esimest korda Iisraeli ajaloos ka antisionistlik Araabia erakond. See tähendas, et Likud jäi välja, religioossed sionistid jäid välja, religioosne paremtiib jäi välja. Nii et Bennett võttis oma vähesed parempoolsed hääled ja tegi kogu vasaktiivaga salakokkuleppe, et Netanyahu võimud kõrvaldada. Ma arvan, et see, mida Bennett praegu teeb, on tegelikult tohutu teene, sest ta on igal pool rääkinud, et ta on parempoolne. Tegelikult ütleb ta, et on isegi parempoolsem kui Netanyahu. Aga ta ütleb juba algusest peale, et mitte ainult ei lähe ma Lapidiga valitsusse, vaid ma kavatsen koos Lapidiga kandideerida, mis tähendab, et kõik, kes uskusid, et Bennett on tõeline parempoolne, ei hääleta tema poolt. Ta ei suuda enam parempoolset poolt hääli võtta, sest paremtiib tunneb end Naftali Bennetti tõttu väga petetuna selle eest, mida Bennett on korduvalt varem teinud, võtnud parempoolseid hääli ja liikunud vasakule. Samal ajal näitavad küsitlused, et Bennett võiks valimistel saada koguni 20 või 25 kohta. Minu ennustus on, et mida lähemale valimistele me jõuame, seda järsemalt langeb Bennetti positsioon küsitlustes. Samal ajal näitab Sulmo-Filberi kanal 14 küsitlus, et Bennettil ei ole kaugeltki nii palju kohti, kui kanal 12 vasakpoolne küsitlus näitab. Kogu vasakpoolne leer tahab, et Bennett oleks peaminister, sest see tähendab, et Netanyahu ei ole. Vasakpoolne leer saab aru, et neil ei ole piisavalt hääli, et valitsust üle võtta. Ainus viis saada keegi muu kui Netanyahu peaministriks peab tulema paremalt. Nii et nad loodavad, et Naftali Bennett on nende mees, sest ta on valmis nendega koos istuma. Aga praegusel hetkel ei too Bennett opositsiooni jaoks kaasa ühtegi parempoolset häält, vähemalt mitte märkimisväärses koguses. Nagu öeldakse, 3. kord toob õnne siinpool. Ma ei usu, et see teeb seda, mida Bennett või Lapid tahtsid teha, aga me peame lihtsalt ootama ja vaatama, kuidas valimiste järel asjad kujunevad. Nii et ma märgin selle ära, et kui valimised lõpuks toimuvad, olgu see siis oktoobris või varem, siis sinu ennustus, et Naftali Bennetti partei kaotab Knessetis kohtade arvu, jääb meelde. Nii et me peame seda vaatama ja vajadusel videolindilt üle kontrollima. Aga ma tahan pöörduda praegu selle Ukraina ja Iisraeli vahelise Twitteri sõja poole. Möödunud nädalal süüdistas Ukraina president Iisraeli selles, et viimane võtab Venemaalt vastu varastatud teravilja, tehes seda X-is. Ta ei pidanud selle kohta mingeid diplomaatilisi konsultatsioone. Ta ei käsitlenud seda küsimust privaatselt ega helistanud oma partnereid siin Iisraelis, et olukorda arutada. Ta pöördus Twitterisse ja välisminister Gideon Tsaar vastas, öeldes, et enne säutsumist võiks eeldada õigusliku taotluse esitamist, et asjas selgus saada. Mida me teame sellest Ukraina rünnakust, võiks öelda Iisraeli vastu seoses võimaliku Venemaa poolt varastatud viljaga? Miks me üldse sellest räägime? Mis siin toimub? Muide, meie sõber Jevgeni Kontorovitš, rahvusvahelise õiguse ekspert, ütles, et Ukraina ei öelnud midagi Türgile ega ühelegi teisele EL-i riigile seoses Marvan Venemaalt kaupade vastuvõtmisega. Ukraina keskendus nende süüdistustega tõesti ainult ja eranditult Iisraelile. Täpselt nii, põhimõtteliselt okupeerib Venemaa osa Ukrainast. Ukraina on väga rikas nisu poolest. Tegelikult impordib Iisrael üllatavalt suure osa oma nisust Ukrainast. Ja see ongi teine kord viimase aasta või 2 jooksul, kui Ukraina seda välja pakub. Laev, mille pardal on nende arvates varastatud teravili, on saabunud Haifa sadamasse. Välisminister Gideon Tsaar küsib, mis on teie tõendid selle kohta, et see on varastatud teravili ja miks toimuvad need vestlused eelkõige meedias ja sotsiaalmeedias, mitte diplomaatiliste kanalite kaudu? Samal ajal, nagu Jevgeni Kantorovitš ja teised märkisid, on nendes piirkondades pärit laevad sõitnud üle kogu maailma. Ja ainus riik, mis siin näib välja toodud olevat, on Iisrael. Ja ma arvan, et Kantorovitš jätkas, öeldes veel, et ta soovitab seda. Põhjus, miks Ukraina tegelikult Iisraeli välja toob, on anda eurooplastele ajend kutsuda üles sanktsioonidele Iisraeli vastu, mida eurooplased ise tahavad teha.
nii et ma arvan, et me peame natuke rohkem teada saama, mis siin tegelikult toimub. Mis on selle teravilja päritolu? Kes on selle teravilja müüjad? Kas nende teraviljade müüjad müüvad ka teistesse riikidesse? Kas teisi riike on välja toodud? Mis tegelikult selle taga on? Ja ma ei ole kindel, kas me saame selle kohta lähinädalatel rohkem teada. Võib juhtuda, et see on üks neist lugudest, mis lihtsalt kaob uudistsükli tagaplaanile, nagu juhtus ka siis, kui see teema 2 aastat tagasi esimest korda üles tõsteti. Või siis võime olla suure diplomaatilise juhtumi keskel. Minu sisetunne ütleb, et tõenäoliselt me ei kuule selle kohta lähinädalatel eriti palju rohkem. Hoidke sellel teemal silm peal. Ja Alex, enne kui lõpetame, üks viimane asi veel. Kahjuks on taas kord tõestatud, et juudina ei ole tegelikult kusagil maailmas turvaline olla. Kahjuks, arvestades reaalsust, milles me elame, seda hullumeelset reaalsust, kus meid rünnati 7. oktoobril, ja ometi suur osa maailma kogukonnast pöördub Iisraeli ja juudi rahva vastu. Ja ma pean silmas just terrorirünnakut Golders Greenis Londonis, mis toimus sel kolmapäeval. Londonis toimunud terrorirünnakus pussitati 2 juuti, kellest üks oli 76 ja teine 34-aastane. Iisraeli president Isaac Herzog ütles, et ta on õudust tundnud järjekordse juutide vastu suunatud vägivallaakti pärast, mis toimus päise päeva ajal Londoni tänavatel. Alex, me näeme seda ikka ja jälle. Washington, London ja kõik kohad nende vahel, tõesti, kus rünnatakse juute, kes on silmnähtavalt juudid, näha on, et nad kannavad kipasid. On näha, et nad on juudid ja neid rünnatakse üle kogu maailma. Inglismaal elab umbes 250 000 juuti ja need Briti juudid, kellega ma räägin, tunnevad end juutidena Suurbritannias palju vähem turvaliselt kui varasematel aastatel ja kindlasti vähem kui varasematel aastakümnetel. Ja ma arvan, et Iisrael hakkab valmistuma suureks sisserändelaineks. Iisraelis on olnud neid immigratsioonilaineid. Meil oli immigratsioonilaineid endise Nõukogude Liidu riikidest 80-ndate lõpus ja 90-ndatel. Aastate jooksul on olnud suur immigratsioon Prantsusmaalt, kuigi Prantsusmaal on endiselt väga suur prantsuse kogukond. Paljud, võib-olla veerand kuni pool kogu prantsuse juudi kogukonnast on juba Iisraeli tulnud. Sa ei ole nii paljusid näinud. Ma mõtlen isegi, kui meil töötab GNS-is mõned Briti juudid. Aga ma arvan, et sa hakkad nägema üha rohkem Ühendkuningriigi juute, kes kolivad Iisraeli, sest seal ei ole enam turvaline. Valitsus ei tee seal piisavalt, et kaitsta juudi kogukonda. Paljud juudid süüdistavad ka Briti valitsust ning väidavad, et Briti valitsus ei tee piisavalt. Kui nad lubavad neid Palestiinat toetavaid proteste Londoni tänavatel, kui nad lubavad hüüdeid Ilest mereni, Palestiina saab vabaks. Need protestid viivad vägivallani. Mõned inimesed nimetavad seda vägivalla õhutamiseks. Ma ei tea, kas see on otsene vägivalla õhutamine juutide vastu Ühendkuningriigis, aga just see toimubki. Seda ei saa enam kuidagi ilustada. Paljud juudid, olgu see Leedsis, Manchesteris või Londonis, lihtsalt ei tunne end turvaliselt. Juudi kogukonna ja juudi institutsioonide, sünagoogide vastu on olnud arvukalt rünnakuid. Ja lõpuks arvan ma taas, et paljud selle kogukonna liikmed saavad aru, et siin pole enam turvaline ning on aeg asjad kokku pakkida ja Iisraeli kolida. Nii et Alex, see on Ühendkuningriik. Aga las ma küsin enne lahkumist veel seda. Kas sa tunned end praegu Ameerika Ühendriikides turvaliselt? Sa viibid siin avalikult juudina. Kas oled praegu veidi ettevaatlikum kui varasematel külastustel või arvad, et kõik on üsna turvaline ja tunned end enesekindlalt? Tead, ma maandusin alles mõned tunnid tagasi siin Bostonis ja varsti olen New Yorgis, Philadelphias ja New Jersey's. Tead, ma arvan, et paljud juudid ütlevad, et nad ei taha Manhattani tänavatel ega metroos kipad peas kanda. Ma olen sellist tüüpi mees, kes kannab alati nokamütsi või mütsi, mitte tingimata sellepärast, et ma üritaksin oma juutlust varjata, vaid kuna juba lapsest saati, isegi enne kui ma hakkasin kipat kandma, kandsin ma alati mütsi. Mulle lihtsalt meeldib mütse kanda. Ma olen seda alati teinud ja teen seda siiani. Ja mulle ka meeldib üldiselt lihtsalt incognito ringi liikuda. Et ma ei ole isiklikult ennast ebaturvaliselt tundnud, aga siin on ühelt poolt antisemitism New Yorgis
teiselt poolt nagu kasvav kodutus, näed tänavatel, eriti linnades, üha rohkem vaimse tervise probleemidega inimesi. Nii et mõnikord on see antisemitismist ajendatud, mõnikord on see lihtsalt see, et näed vägivaldsete kuritegude kasvu linnades. Ja tavaliselt on vägivaldsete kuritegude ja antisemitismi vahel seos. Need kipuvad koos kasvama. Paljud juudid tunnevad, et Ameerika juudi kogukonna hiilgeajad on nende selja taga. Ja olukord ei pruugi olla nii halb kui Ühendkuningriigis või Pariisis, aga see ei ole enam see, mis ta oli. See ei tundu enam kuigi hea. Ja inimesed süüdistavad selles Iisraeli ja ma arvan, et see on absurdne. Ausalt ma tõesti arvan nii, ma ei usu, et seal oleks sellega mingit pistmist. Inimesi ei huvita, mis teistes riikides toimub. Vaatame lihtsalt, sa mainisid, eelmises loos me mainisime Venemaa vilja Ukrainas. Ameerika inimesed ei tapa ega ründa venelasi tänavatel sellepärast, mida Venemaa Ukrainas tegi. Suurbritannias ei ründa inimesed venelasi Vladimir Putini tegude pärast. Ainult juutide puhul hakkavad inimesed ütlema, et peame juute ründama ja siis nad ütlevad, et see on Benjamin Netanyahu tegude pärast, eks. Nagu ma ei ole antisemiit, ma ei ole Iisraeli vastu, ma olen lihtsalt Netanyahu valitsuse vastu. Kui sa oled mõne välisriigi valitsuse vastu, ei tähenda see, et sa ründaksid inimesi, kellel on sama usk nagu selle riigi peaministril, kui sulle see peaminister ei meeldi. See on antisemitism, puhtalt ja lihtsalt. Ja kahjuks jah, antisemitism kasvab. Iga küsitlus, iga uuring, iga teadustöö, mis avaldatakse, näitab, et antisemitism Ameerika Ühendriikides kasvab. Juudi asutuste ümber vajatakse praegu lihtsalt nii palju turvet, et pole piisavalt raha, et kaitsta kõiki neid juudi asutusi, mis siin kaitset vajavad. See on väga kurb olukord. Näiteks kirikud ei vaja sellist turvet nagu juudi asutused. Sa ei näe, et katoliku kool vajaks samasugust turvet nagu juudi avalik kool Ameerikas. Nii et jah, antisemitism on kindlasti tõusuteel ja see on väga häiriv. Ja las ma lihtsalt lisanda, et Iisrael tegeleb õigustatud enesekaitsega, erinevalt teiste riikide tegevusest. Kuid nende teiste riikide puhul on täielik vaikus, samas kui Iisrael kaitseb end. Ja me oleme tead nii paljude viha sihtmärgiks kahjuks antisemitismi tõttu. Ja sellega seoses oli väga tore sinuga rääkida. Me räägime jälle järgmisel nädalal selles formaadis, kui sa oled riigist väljas, Ameerika Ühendriikides. Mina olen siin, kui Jumal lubab, Jeruusalemmas. Josh Hasten, GNS uudised, GNS TV. Alex Treiman, GNSi tegevjuht on seal Ameerika Ühendriikides. Tahaksin tänada inimesi, kes töötavad siin GNS TV kulisside taga. Meie voogelenteri Juri Stretskit, jaamajuhti Barbara Hamenoffi, meie produtsenti Zach Sikermani, Ryan Lifshitsi ja kõiki teisi GNS TVs. Kindlasti tellige meie kanal ja tehke meile YouTube'is ka super thanks. Külastage ins.org, et saada värskeimaid uudiseid Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume järgmisel nädalal saates Jeruusalemm Minut siin GNS TVs. Soovin kõigile toredat nädalat.